ULD on saade, milles tutvustame kristlikku ärieetika toimet igapäevaelus. Ka sina saad valida oma tegemistele uue tee. ULD-l. Tere kõigile kuulajatele. Meil on hea meel tervitada teid. Oleme siis eetris saatega ULD-l. Mina olen Märt Peilmann. Tere ka minu poolt ja mina olen Pitida. Täna räägime siis sellisest teemast nagu uute usklike jüngriks tegemine. ULD-l. Aga täna siis räägime uute usklike jüngriteks tegemisest. Ja ma loen siis kirjakoha, mis on Matteuse 28, 18-20. Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile. Minul on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja püha vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Väljakutse. Aga kui Jeesus oleks käskinud, minge ja eitege üles edukad ärid, teenige palju raha, eläga mugavalt elu ja andke osa oma kasumit issanda töö heaks. Kas see teeks äris kristlane olemise lihtsamaks? Tegelikkuses issand seda ei öelnud, kuid ta rääkis väga selgeks jüngriks tegemises, mida see tähendab ja kuidas saavad usklikud seda mandaati tänapäeva ärikeskkonnas ellu rakendada. Selle kirjakoha põhjal siis, et kuhu käskis Jeesus meil minna ja teha jüngreid? Jeesus käskis mind minna maailma. Tegelikult see maailm ongi see keskkond, kus meie oleme. Ehk kui vaadata meie päevakavas, siis 1/3 sellest ajast, mis me oleme töökeskkonnas. See maailm ongi meie jaoks see keskkond, kus me töötame. Ja seal ta andiski väga selge sõnum, et me teeksime seal jüngreid. Kuidas? See on nagu ise küsimus. Siin peab siis ikkagi väga selgelt, kes on Jumala vaimu juhtimises, aru saama, et enda tahtes see jüngriks tegemine ei tule hästi välja. Pigem võib-olla isegi on kahjulik. Et ainult ikkagi vaimu juhtimises, kui on sellised situatsioonid, kus te olete töökaaslastega, on need sellised keerulised või on nad siis, kus vajavad erilist pingutust või kus on määramatust hästi suur, siis kindlasti meie palved selle olukorra eest töökeskkonnas, siit tulevad ka pärast need tulemed ja julgelt välja ütlemine, et ma olen selle eest palunud ja tulid sellised tulemused ja kui töökaaslasena keegi arvab midagi rohkemat küsima sinult, siis julgelt räägi. Isegi kui me oleme kristlased ja meile võib-olla ei meeldiks olla osa maailmast, siis me paratamatult kuulume sellesse maailma ja meil on ka oma osa teha selles, oma töö teha selles maailmas. Ja mida me siis peaksime õpetama nendele inimestele, kes me ümber on ja kelle nimel ja missuguse meelevallaga on meil kästud jüngreid teha? Meelevald tuleb Kristuselt. Kristus on öelnud, et kõiki rahvaid ristides neid isa, poja ja püha vaimu nimesse. Pigem see on see tulem, kui inimene on Kristusest, tema missioonist väga selgelt aru saanud. Et kui inimene ikkagi ei ole valmis,
kui inimene ei ole veel vastu võtnud, siis ega kedagi ei saa ristida vägisi. See on nii, et meie kuulutame evangeeliumi, Jumal räägib selle inimese vastu, räägib nii, nagu ainult tema räägib selle inimese vastu. Ja kui siis inimene on valmis, siis tuleb ta lõplikult nagu jüngriks teha, ristides siis Isa, Poja, Pühavaimu nimesse, aga seda nüüd ei tee ikkagi kristlikud ettevõtjad või meie, kes oleme seal töökeskkonnas. Selle jaoks me peame ikkagi viima inimese kogudusse ja seal toimub see lõplik inimese lepitamine Jumalaga. Meil on oma osa teha selles jüngerdamises, samamoodi kõigal teisel inimestel on teha oma osa. Et kui meie läbi keegi inimene tuleb ja siis ta on osa kogudusest, siis meil on üks osa teha ja samamoodi ka ülejäänud kogudusel osa teha. Ja tänu Jumalale me ei pea seda ise tegema, vaid Jumal on meil abiks igal sammul. Jumal annab ka meile tarkust, mida õpetada ja kuidas rääkida ja mida teha. Aga mis sa arvad, et miks Jeesus käskis meil teha jüngreid, mitte usku pöördunuid ja mis siis nende kahe vahe võiks olla? Jah, see vastus on nii lihtne kui ka raske. Jünger või järgija on ikkagi see inimene, kellele sa oled andnud selle hea sõnumi Kristuses edasi, kes on läbi püha vaimu saanud ka siis kinnitatud, et ta peab Jumalaga lepitatud saama. See on tema kutsumus. Peale selle on ta ka mingi osas saanud ka piibliga tuttavaks, ehk teab põhimõtteliselt ikkagi kas läbi alfakursuse või siis mingi kursuse kellegi selgituse kaudu, et mis on need põhiprintsiibid, siis ta muutub Kristuse järgijaks. Usku pöördunud on pigem siis, et usk tuleb kuuldus ja kuuldu tuleb Jumala sõnast. Ehk usk tegelikult kõigepealt peab hakkama inimeses kasvama. Usus inimene peab kasvama ja saama kinnituse koos püha vaimuga, et on selle kindlal teel. Usk on pidev protsess, mis süveneb ja süveneb. Nüüd usku pööramine põhimõtteliselt ei ole meie pädevuses, kes oleme maailmas. Meie ei saa kedagi usku pöörata, me ei saa viia inimese nii kaugele, et ta ühesõnaga teeb otsused, just seda hakkab ta uskuma. Sest uskusi ja uskumisi on ju siin maailmas hästi palju, aga meie ei ole selles õiguses või ka ei ole meil sellist mandaati, et kellegile rääkida ainult usust ja kinnitada, et ta peab seda just uskuma, mida meie talle räägime. Jünger tegemine on ikka nii, et see inimene ikka jälgib meid, ta vaatab, kuidas me seal, kus me oleme töökeskkonnas toimetame ja siis ta hakkab alles huvitama ja samm-sammult talle sõnumit andes Kristuses jõuame sinna, et ta teeb selle ise otsuse, tahab saada Jumalaga lepitatud. Nii et usku pöördumise näited siin maailmas on, eriti igasugustes sektides, kus püütakse inimest viia mingisuguse vaimsesse keskkonda, mis tegelikult ei ole absoluutselt Jumalaga seotud. Jah, ütleme see usku pöördumise koha pealt, et jah, samamoodi see inimene võib pöörduda ka õigesse usku ja uskuda täiesti Jumalasse ja Jeesuse Kristusesse. Aga jah, see usku pöördumine sellisel juhul on ainult osa sellest jüngriks saamise protsessist ja see jüngriks saamise protsess on pikem ja võtab kauem aega. Eks see üks probleem on ka tänapäeva ühiskonnas ja kindlasti on kogu aeg olnud, et keskendutakse sellele, et inimesed võtaksid Jeesuse vastu ja kuidas sealt keegi edasi läheb, on juba teine asi, et sealt see edasi töö. Aga tänu Jumalale, et meil on võimalik teha ikka seda.
miks on töökoht loogiline koht, kus leida inimesi, kes vajavad jüngerdamist? Siit ongi, et meie 24-tunnisest tööpäevast on meil üks kolmandik, et ligi 8 tundi oleme töökohal. Ja töökohal ongi koos kõigi tegemistega ja ühiste tegevustega, sõltumata, et isegi tööjaotused see on ikkagi üks ühine tegevus saada tulem siis ettevõttes, et ettevõtte käekäik oleks hea. Siin loodan, et kõik kristlased, kus nad töötavad, nad paluvad selle töökoha eest ja kindlasti ka paluvad, et ka töökaaslased, kes neil on, kes on pöördumata, et need saaksid Jumalaga lepitatud. Need palved jõuavad Jumala juurde kindlasti kuldkaussidele ja eks siit hakkabki, et Jumal hakkab nende inimestega tööd tegema. Nii et toimub kahepoolne töö. Jumal see põhilise rollina teeb tööd ja Jumala vaim läbi meie annab teada, mida meie peame tegema selle jüngerdamise jaoks. Siis eesmärk ei ole, et töökohas kõik inimesed saaksid kohe kristlaseks ja hästi kiiresti. Eesmärk on ikkagi Jumalale, et need, keda tema on välja valinud, et need saaksid jüngerdatud niimoodi, et nad jõuaks ja saaksid lepitatud Jumalaga. Nii et just ajaressurss ja ühised tööd ja ka ühised mured ja ühised rõõmud ettevõttes on see võimalus, et head sõnumit edasi anda. Töökohal on juba see aeg, nagu siin ka Lembiti partis, et kuna me vedame päris palju aega seal ja kuna me vedame päris palju aega ja me teeme ühiseid tegemisi, siis need inimesed, kes on meie kõrval, need näevad, kuidas meie teeme neid asju. Ja kui nad näevad, et meie teeme kuidagi teistmoodi, kuidagi parema kvaliteediga, kuidagi teistsuguse suhtumisega neid asju, siis see on väga hea, mis juba näitab meie usku ja mis on hea alustada. Ja siis sellisel juhul võib-olla meil ei olegi vaja nii palju kuulutada sõnadega, aga selle tegudest on juba näha. Samas me peame alati ka midagi rääkima, et inimesed teaksid, kus kohast need põhimõtted pärit on. Aga töökoht on selles mõttes hästi loogiline koht, et inimesed, kes meie ümber on, nad näevad, millised me päriselt oleme. Kui nad näevad, et me oleme teistmoodi, siis paneb neid huvituma ka sellest, mida me usume ja mida me teeme. Et kui seal mingit vahet ei ole ja me teeme samamoodi nagu nemad kõik, siis me peame mõtlema, mida me valesti teeme. Töökoht on väga hea koht, kus leida neid inimesi. Samamoodi kõik muud kohad, kus me viidame palju aega. Ja milliseid probleeme võib tulla jüngerdamise puhul ette tööandja, töötaja, töökaaslasest, tarnija või kliendiga? Probleemide osas on see, kuidas sa seda jüngerdamise protsessi toimetad. Et kuidas see sinu sees olev missioon on. Kui sa põhimõtteliselt oled ette võtnud, et nüüd see inimene peaks tingimata saama nüüd ütleme kristlaseks ja see on nagu sinu plaan, siis on see sinu plaan, sest võib juhtuda niimoodi, et antud juhul tekivad usaldusliku suhete alusel hoopis pinged. Esiteks, eriti eestlaste puhul nad ei ütle otse välja, et mulle see asi ei meeldi või mis see Jumal sul pidevalt sind suus on, nii et sa tood muud kui näited ühes ja teises valdkonnas ainult lähtudes piiblist, isegi tööalaste tööde tegemisel või tähtsustad mingisugust sündmust alati rõhudes, et nüüd Jumal aitas ja sellepärast ongi, et me oleme nii hea tulemuse saanud. Ehk kõik need sõnumid, mis tulevad siis kristlaste poolt ja need ei ole kooskõlas nagu vaimujuhtimises, aga inimese enda tahtes, et ta tahab seda missiooni eriliselt täita, võib viia, et kasu asemel võib isegi kahju tulla. Et pigem siis see jüngerdamise protsess jääb seisma või mingisugused muud takistused tulevad. See on üks pool. Teine suhete loomisel võib ette tulla küsimuse, et pigem sa ei ava nagu õigel ajal oma suud, kui vaim annab sulle teada. Et sa ei anna seda sõnumit edasi, ühesõnaga, kui sa peaksid andma sõltumata, kas oled tööandja juures, töötaja juures, töökaaslase juures, tarnija juures, kliendi juures või mingisuguse rahaasjadega tähtsa finantsisti juures, et kui Jumal vaim ütleb, et nagu sa ütled, peaksid selle sõnumi talle edasi andma sellele inimesele,
ja sina hakkad siis kaaluma, no aga järsku praegust on siin oluline asi mul kaalumisel ja järsku ütlen selle sõnumi välja ja teine pool ütleb, et mis nüüd toimub, me hoopis pidime rääkima just väga selges majandus- ja finantsteemast, aga sina hakkad siin rääkima mingisugusest Kristusest, usust ja muus sellisest, et siis võib ka juhtuda niimoodi, et sinu missioon jääb täitmata. Sa pead ikkagi väga selgelt olema kuulekas Jumala vaimule. Ja mitte meeldima nii inimestele, aga tegema seda, mis Jumala vaim annab teada, kartmata. Ja isegi kui ütlesid selle sõnumi välja ja reaktsiooni vastus ei ole, siis see ei tähenda, et see sõnum kohale ei jõudnud. See sõnum võib väga hästi kohale jõuda ja hakkab oma vilja kandma võib-olla teatud aja pärast. On see 1 nädal, päev, terve kuu, sina ei tea seda. Et siin kindlasti julgustan, et meie ei ole sõnumi loojad. Jumala vaim annab meile väga selgelt selle sõnumi edasi. Ja kui meil oleme selle jüngerdamise protsessis, siis pangem oma mõtted ja tahted ikkagi kõrvale ja olgem ikkagi täielikult tema poolt juhitud. Nii nagu meiegi midagi juhime kindlalt, nii ka Jumal juhib meid kindlalt ja selle sõnumi, mida me peame üle andma, seda me peame täitma. Nii ehk ärgem ülem tähtsustagem, ärgem ka alatähtsustagem iseendast selles rollis, olge Jumala poolt kasutatud. Nende probleemide kohta. Üks asi, mis tekitab kindlasti probleeme, on see, kui me läheme pingesse. Ma tahan vägisi midagi teha, et see ongi siis, kui ma tahan omast tarkusest teha seda. Et kõige lihtsam on olla ise Jumala lähedal, kuulata, mida Jumal ütleb. Need suhted asjad, need reeglina tulevad loomulikult. Kindlasti seal on ka erandeid, kus on vaja pingutada, aga see pingutuse puhul peavad need motiivid olema ka õiged, et meie ei tee jüngreid ja meie ei pööra kedagi usku, vaid Jumal teeb seda ja meie osa on lihtsalt teha. See on, mis meie osa on rääkida ja teha. Ja Jumal andku teile igaühe tarkust, et kuidas seda teha ja mida täpselt teha. Et need probleemid ei takistaks meil tegemast seda, ei takistaks meil proovimast, takistaks meil rääkimast inimestega ja Uuel teel. Ma loen ühe kirjakoha, mis on Pauluse 2. kiri Timoteusele 2:2. Ja mida sa minult oled kuulnud paljude tunnistajate kuuldes, see anna ustavate inimeste hoolde, kes edaspidi sobivad õpetama ka teisi. Ja selle kirjakoha valguses siis, et mis on jüngerdamise eesmärk. Ja võtame siis aluseks selle kirjakoha ja mis on seal öeldud selle apostel Pauluse ja jünger Timoteuse suhte kohta. Jüngerdamine lõpptulemus ongi jünger, kes on valmis niimoodi, et jätkuvalt ka teisi, kes on tema ümbruskonnas, nendele seda head sõnumit Jeesuses Kristuses edasi andma. Ehk jünger
ehitab üles, olles lõplikult jünger, ehitab üles algava jüngri, kellest võib arvata, et tulevikus on samamoodi jünger. See on väga oluline ka inimeste suhtlemisel. Kui me vaatame maailma tasemel, siis ega maailm suhtleb ka, et sama keelt räägivad inimesed, ma ei mõtle ainult verbaalses mõttes, aga samade huvidega, sama maailmavaatega ju tegelikult saavad kokku, jagavad üksteisele erinevaid kogemusi, vahetavad neid. Põhimõtteliselt on samamoodi ka Jumala sõna edastamisel. Et need, kes on jüngriks saanud, need on ka jüngrid edasi, teevad uusi jüngrid. Ja siit ongi vahepeatuseks niimoodi, et meie kristlikud ettevõtjad teeme ka sellise foorumgruppe, kus me kinnitame teine teist ja samal ajal foorumgrupi eesmärk on, et sealt kasvaks välja tulevikus liider, kes hakkaks tegema uusi foorumgruppe. Et sellised grupid aitavad nagu kinnitada üksteist ja samal ajal sellised gruppidesse on võimalik tuua ka näiteks inimesi, kes on alles usuelu algusteel, tahavad saada just kinnitust ettevõtluse keskkonnas toimetajatena. Nii et siin on jüngerdamise eesmärk ongi ikkagi see osadus uue jüngritega ja osadus siis ka omavahel, mis kinnitavad, et uus inimene, kes on nagu usuteele astunud, saaks kinnitust nii koguduses kui ka osadusgrupis. See jüngerdamise koha pealt on kindlasti ka see, et see jüngerdamine on mõlemad pooled soovivad see, et ma ei saa kindlasti vägisi kedagi jüngerdada. Selles mõttes ei tasu nagu liiga üle mõelda sellega, et see ongi, nagu siin läbid ka rääkisid, see on lihtsalt suhtlemine, see on lihtsalt jagamine seda, mida meie oleme kuulnud, meie oleme õppinud ja see on lihtsalt selle edasi jagamine. Ja kindlasti seal on ka see, et see teine pool tahab seda kuulda, et kui ta ei taha seda kuulda, siis ma võin seda rääkida, aga lihtsalt ei võta seda omaks. Edasi minnes, et on väga ebatõoline, et tavalise firma töötaja töökirjelduses võiks leiduda termin jüngerdamine. Milliseid juhiseid tuleks kindlasti järgida, kui kavatseme oma töökohas siiralt jüngerdada? Esimene juhis on kindlasti, kui me inimestega suhtleme, me peame selgust saama olulisesse asjasse, et kas teine pool tahab suhelda selles teemas, millega meie tahaksime nagu talle pakkuda. Nii nagu me igapäevases suhtes teeme selgeks, et kas teine pool on sellest teemast üldsegi huvitatud, nii on ka jüngerdamises, et kas see aeg, mis on praegu sobilik selles teemas üldsegi teisele poolele või nendele inimestele edasi anda. Tulen jälle ikkagi tagasi, et siin juures on meil väga heaks kasuks
meie sees olev püha vaim. Tema selgitab meile, millal ja mida me peaksime tegema. Võib-olla annab väga selge sõnum, et grupile inimesele mingi sõnum edasi anda või siis üksikult kellegile. Aga jüngerdamine üks oluline asi on süstemaatiline. Sest kui Jumal on midagi alustanud, siis ta viib selle lõpuni. Kas ta viib lõpuni meid kasutades või kasutada kedagi teist või kolmandat, see sõltub nii palju, kui palju meie oleme ustavad pühavaimu juhtimisele. Kindel juhis veel on see, et me rääkisime, kas aeg on sobilik ja on ruum sobilik. Kindel juhis on kindlasti see, et kus me seda teeme ja millal seda teeme. Et kui meil on tööaeg, siis see on ikkagi aeg, mis on suhteliselt limiteeritud ja me seal peame tööd tegema. Me ei saa lubada, et me kuulutame seal nii aktiivselt evangeeliumit, unustame oma töö. Sobilik aeg on kindlasti lõunavaheaeg. Lõunavaheajad on sellised vaheajad, kus inimesed tahavad tegelikult puhata, lõõgastuda ja samal ajal võib-olla ümber orienteeruda millegile muule, et sellest tööst, mis on võib-olla pingeline ja mis ei anna isegi korralikult lõunatada, selles hetkekski vabaks saada. Ja siis ongi, kui vaim ütleb, et nüüd tuleks nagu sõnumit anda, mis seoses on evangeeliumiga, siis kasutagem seda. Sest see on hoopis midagi muud, kui see töö, mida see inimene teeb või teie ise teed. Ja kolmas on, et üks asi on see sõnumi teavitamine, kolmas on kellegi aitamine. On ta siis seesama inimene või keegi teine, kuidas on mingi probleem, on see ettevõttes või on sellele inimesele endal probleem. Kui vaim ütleb, et mine tal appi, ole hea, oma tegudega näita. See on kõige parem viis jüngerdada. Ma lihtsalt täiendaks nii palju, et Kalembit on need asjad öelnud, aga ma pean kindlasti meeles pidama seda, et kui ma olen kuskil tööl, siis ma ei saa ära unustada seda, miks ma seal tööl olen. Ehk siis tööandja on ostnud selle aja ära minu käest. Ma ise olen selle vabatahtlikult müünud ja ma ei saa seda aega kasutada mingil muul eesmärgil või kui see segab mu töö tegemist. Et ma ei ole seal töökohas põhiliselt selle eesmärgiga, et kuulutada evangeeliumi või jüngerdada, vaid põhiline eesmärk on see, mille jaoks mind tööle on võetud. Nüüd mõnes töökohas on võimalusi väga palju, mõnes töökohas on keerulisem ja mõnes keskkonnas on ühtemoodi, mõnes keskkonnas on teistmoodi. Aga seal igas keskkonnas leidub mingisuguseid sobilikke momente, nagu lembitasin ka välja, et siin võib lõunapausid või kohvipausid. Mõnes töökohas on inimesed omavahel nii tihedas läbikäimises, et paratamatult see, mida me usume ja mida me teeme, see paistab välja. Me saame ka seal teha. Aga kindlasti ka üks tunnistus sellest evangeeliumist on see, kuidas me oma tööd teeme, ehk siis me ei saa tuua ohvriks seda oma töö tegemise kvaliteeti sellele, et ma hakkan kuulutama, et siis see pigem annab juba negatiivse tunnistuse. Aga jällegi, et seal iga olukord on erinev ja kuidas sa täpselt midagi teha, et Jumal andku teile igal ühele tarkust ja kindlasti, kui ma täpselt ei tea, kuidas seda teha, ei ole põhjust, miks seda mitte teha.
jõuame siis selle teema rakendamise poole. Kas sind ennast on kunagi jüngerdatud? Millist mõju on see sinu elule avaldanud? Kui sind ei ole kunagi ükski teine inimene jüngerdanud, kas oleksid valmis olema vastuvõtlik, kui selline võimalus tekib? Millised võiksid olla sinu hirmud ja kahtlused? Kui sa ei ole ise kedagi jüngerdanud või sa ei tee seda ka praegu, eriti kedagi sinu töökohast ei ole jüngerdanud. Kas sa oled valmis, kui Jumal saadab kellegi sinu suunas, et sa teda jüngerdaksid? Mõtle inimeste peale, kellega hetkel koos töötad. Kas sul on kedagi, kes oleks jüngerdamiseks sobilik, jätkama kasvamise protsessi saamaks küpseks kristlaseks? Kui sa pole iial kogenud jüngerdamise kasu, ehk oleks praegu hea aeg selle eest palvetada. Kas tunned kedagi, mõnda küpsemat kristlast, kes on valmis sind Paulusena teenima, et sina oleksid Timoteus? Palveta, kas issand tahab, et sa pöörduksid selle inimese poole palvega, et ta jüngerdaks sind? Nii, selline oli siis tänane teema, et aitäh teile kuulamast. Ja kõiki head. Aitäh. Uuel teel on saade, milles tutvustame kristliku ärieetika toimet igapäevaelus. Ka sina saad valida oma tegemistele uue tee. Uuel teel.